lõpuks ometi jõudis aeg, et meie vanim praktiliselt kool vanalinnas sai alguse oma restaureerimistöödega. Ja loomulikult, kuna tegemist on ühe vanima hoonega vanalinnas, hakkasid ka üllatusi tulema. Näiteks minu selja taga on leitud keskaegne portaal või õigemini tema palend. Üleval on kahjuks arhiivoolt on kadunud, aga nendest ahutuskividest võib näha seda kaar, kus see arhiivoolt asus. Ja teiselt poolt me leidsime ka kahe aknakivi palendit. Ja isegi, mis on väga huvitav ja väga harva juhtub vanalinnas, on säilinud ka malingute jäljed. Siin on veel teine külg, see on parem külg ja siin on vasakpoolne külg, on näha ehisein, et see oli kõik tahutud kividest tehtud ja siin on täpselt samuti väga ilusti näha kaar, mis oli arhiivoolti kohal. Ja edasi on ka väga huvitav ja unikaalne asi. Siin on ka raidkivi akna palend. Seal keskel on näha, kus oli impost või horisontaalne raidkivi. Ja nagu ma juba mainisin, on väga oluline, et vaadake siia, siin on näha neid malingute jäänused. Et tegelikult keskajal kõik raidkivid olid värvitud erinevate värvidega ja erinevate mustridega. No näiteks meil on säilinud üks ainukene portaal, kus on originaalsed keskaegsed malingud, see on endise Kohvi Gnomi portaal. Ja nüüd on näha, et mitte ainult portaal, vaid ka aknad või akende raidkivid olid täpselt samuti värvitud. Nüüd me oleme sisseruumidest ja siin täpselt samuti, nagu ma näitasin juba väljaspoolt, aga isegi paremini on säilinud portaali nišš raidkividest. Siin on üks külg, on säilinud originaal paekivist kaar. Vasakul oli üks aken, on ka näha faasitud serv. Ja paremal, see, mis ma näitasin ka värvitud malingutega, oli kaks või paris raidkivi aken. Et selle suhtes siin on veel üks omapära keskaegses arhitektuuris, kuna see hoone oli ehitatud mitte tüüpilise keskaegse elamu järgi, kus oli väga lihtne, et diile ja selle taga tornse, vaid siin oli kohutav suur niisugune esik koos portaaliga ja kogu plaani lahendus oli täiesti omapärane. Ja ilmselt see on seotud sellega, et see hoone rajati endiste keskaegsete kloostrite, Padise kloostrite territooriumil. Ja see ilmselt dikteeri seda, et ei saanud ehitada lihtsalt uus maja. Samuti oli leitud malingutega talalaed ja mantelkorsten on ka väga huvitav detail. Siin on nagu sissepääst oli ühenduses selle suure diilega, kuid täpselt samuti ei ole nii nagu teistest kaupmehe elamutes lihtsalt nurgas, vaid täiesti peaaegu eraldi ehitisena. Et see rohkem sarnane isegi nagu kodukabelina. Näete, kui suured ja laiad ruumid ja võlvid siin. Ja täpselt samuti siin originaalis keskajas säilinud palendikivi, faasitud raidkivi ja kaarekivi raidkividest. Siin on näha vana krohv ja krohvi peal on joon ja täpselt samuti värvitud malingud on avastatud.
ja püüame seda kõik eksponeerida nii palju, kui on võimalik. Paljudes ruumides meil õnnestus avastada ka originaalsed keskaegsed talalaed, mis olid hilisemalt lihtsalt laudis kinni löödud. Ja mis on huvitav, et siin on näha, et kogu see konstruktsioon, kuidas see välja nägi. Et kõigepealt olid paksud talad, talade peale paeplaadid, siis kassetoht ja kassetoo peale on see täide ja alles siis oli lagi ja põrand. Antud juhul see on tõesti tüüpiline selline keskaegne konstruktsioon kõigidest elamutest all linnas ja ma ütleks, et see on esimene niisugune keskaegne tuletõrje norm. Miks nad seda tegid? Sellepärast, et juhul, kui on üleval oli tulekahju, siis tänu selle liivakihile ja nende paeplaatidele alumine ruum alati säilis. Ja näiteks kaupmehe elamutes oligi nii, et selle tornse alune ruum teenis nii, et seal säilitati kõigi väärtuslikumad esemed ja toidud ja tööriistad. Ja siiamaani võib öelda, et kõigi vanimad ruumid vanalinnas just tornse või eluruumi all. Samuti on väga huvitav, et ka siin keeltrepp, müüritrepp, mis ühendas elutuba keldriruumidega. Aga mis on veel huvitav, et ka sellinud vanad tapeedid, fragmentid, siin on näha, ma ei tea, kas tsariaegset või eestiaegset veel ajalehed, mis oli alla pandud. Ja need on ka mitu kihti oli, nii et seda uurijad peavad ka selgeks tegema, kui vanad nad on. Oletavasti me oleme tornses või endises eluruumis ja nagu ka teistedest majadest on iga tornse all oli hypokaustum konstruktsioon. See on ahi, mida kütti keldris ja mille kaarte peal olid munakivid ja siis tornse põranda tasandil oli tavaliselt paigaldatud paekiviplaat, kas 4 või 6 ümaraugudega, mis kütmise ajal olid kinni ja siis, kui kütmine lõppes ja munakivid olid soojad, siis tehti need augud lahti ja soe õhk sattus tuppa. Sama hypokaustumi plaat on sekundaarselt kasutatud nagu silusena ja need samad augud, millest mina rääksin, on näha. Üks on terve ja paremal on veel üks aug. Nii et kui nende mõõdu järgi võib öelda, et see oli ikka päris suur plaat, et vähemalt 6 augu. Siin on näide, et kuidas ajaloo jooksul originaal-uksed olid üle värvitud. Ja siin ongi need värvisondaažed, kus võib näha ja lugeda mitu kihti. See on alumine ja siis mitu kihti ukse peal värvi oli. Ja näha, et maitse oli väga erinev. Et algne toon oli hall, siis vahepeal oli valge ja isegi punakas ja sinine. Nüüd me oleme tornse pealmises ruumis ja tavaliselt need kasutati nagu lauaruumidena, kuid ka siin oli meie jaoks üllatus, kus me leidsime originaalse keskaegse trepikäiku, et siin on selle trepikäiku silus ja vaadake, kuidas väga korralik räitkividest portaali vasakülg on säilinud. Kahjuks tema kaart ja teist külge juba 19. sajandis lammutati ja ehitati ümber. Aga väga palju õnneks meie jaoks ehitajad alati kasutasid neid samu materjali, mida nad lammutasid ja igal pool seinas võib leida erinevad detaili. Siin on terve müür, mis on laotud keskaegsetest räitdetailidest, nii portaalitükid kui ka akende omad.
tähed ja minu meeles aastaarv on räägitud. 1955. Kas need on sidurid? Ja DMB vist. Jah. See on ka omapärane ruum silindrivõlviga ja nagu näitame, siin proovime uurida, kui kõrge ta varem oli. Aga mis on huvitav, et ka siin on säilinud vähemalt, ma ütleks, et 16 sajand originaal Räitkivi portaal, mis on tavalistest elamutes keldrites on väga haruldane juhus. Ja siin on näha ka, et kuidas see põrand erineval ajal on muutunud ja kõigepealt oli sügav, seal on muldpõrand, siis peale seda alles tuli esimene paekivi kiht ja siis hiljem kolmas paekivi põrand. Nüüd me oleme samas ruumis, kus ma rääkisin, et see niinimetatud tulekindel laikonstruktsioon. Siin samas on see ühenduskäik esimese korrusega. Siin on näha just alt, et talade vahel on neid paekiviplaadid pandud. Ja mis on jälle tüüpiline selliste keskaegsete keldrite jaoks on neid püstplaatidega nišid. Sealt on paremini näha, et mis on säilinud, see on teine küünlaniš ja siin on isegi kolmas küünlaniš, et kolm tavaliselt on väga palju isegi ühe keldri jaoks. Aga mis on väga põnev, et kui me näeme, et see on tüüpiline konstruktsioon, et kaks püstplaati ja silusega on ka üks kiviplaat, siis ainulaadne samasugune küünlaniš on kõrval ruumis, kus on silusena kasutatud palk. Et sellist mina varem ka Tallinna keldrites pole avastanud. Ma ei oskagi öelda, mis funktsioon sellel oli, sest see oleks ohtlik küünlaniši jaoks, et kasutada silusena palki. Ja ilmselt selle nišil oli hoopis teine funktsioon. Kas ei võinud siin olla nagu Pirita kloostris niš kahe ruumi vahel? Te ütlesid, et seal pole ruumi olnud, mäletad? Sööklalune? Ei, miks? Me ei tea. No see on seesama oletavasti hüpokaustumi ava, et kus oli telliskividest kaar, mille peale laodi kõik need munakivid kuni tornse põrandani. Kahjuks see sisemine konstruktsioon ei ole säilinud siin. Vasakpoolne müür, see on sekundaarne, hiljem ehitatud, aga on näha näiteks paremal on tuld saanud kivid, kui paekivi saab kuuma, siis ta muutub niisugused poolümarguseks. Järgmine ruum, täpselt samuti talalagi on säilinud, aga kui teistedes ruumides on lihtsalt nagu maorlatt on pandud, siis siin on näha keskaegsed kivikonsoolid, mille peale oli maorlatt ja siis talalagi. Siin on näha, et nad ei ole üksteise kõrval, see tuli hiljem lihtsalt, aga vahed alguses peale olid nende vahel täpselt sama lai. Nüüd me oleme hoones väljas ja ka siin ootas meid suur ületus. Et mina seisan praegu küttekolle ees, see on
ilmselt üks vanimates ahjudes, mis on leitud Tallinnas. Et selle nivool oli ruumipõrand, see oli nagu sissepääs, siin oli küünlanišš ja minu ees ongi see sama küttekole, et on näha ühe seina serva, seal on näha põlemisjälgi, põrand oli telliskividest ja mis on unikaalne, mille järgi paljud arheoloogid dateerivad, on just selliste püstplaatidega nagu tuhakast, et kuhu korjati tuhka. Et antud juhul müürid ümberringi pole säilinud ja võib oletada, et see maja oli kas puidust või vahverkonstruktsioonis. Aga kui me arvestame, et tegemist ei ole hüpokaustiumiga, siis võib öelda, et see üks kõige vanim 13. sajandist ahjukonstruktsioon. See ruum, kus me seisame, tegelikult ei eksisteerinud. See oli kõik kuni esimese korruseni täidetud mullaga ja kividega. Aga mis oli avastus, et siin on näha säilinud krohv, et seda ruumi ikka kasutati väga ammu, on säilinud üks kaarava ja järgmise ruumiga oli analoogiline juhtum, et see oli ka absoluutselt kuni esimese korruseni täidetud. Ja praegu on kõik puhastatud ja leitud isegi vanade võlvide jäänused. Siin olid silindrivõlv, siin on säilinud osa ja nurkades on veel paremini näha, et see ruum oli võlvitud algselt. Vaatamata sellele, et ümberringi seinad on ka keskaegsed, aga on avastatud igasugused müürid, nii ristipidi kui ka pikipidi, mis tõestavad, et ka enne sellise hoone siin olid teised hooned. Ja üks huvitav fragment, siin on säilinud niisugune suur plaat koos faasiga, mis lõtavasti teenis portaali asukohta või lävepakku koos uksega. Võib oletada, et siit läks trepp üles hoovi. Suur niisugune paratrepp ja siis ilmselt siin pidi olema portaal.